hakka seda maailma nagu avama veits. Jaa, no luksusjahindus kui valdkond, kui tegevusvaldkond, eks ju, nii-öelda industry, ikkagi saab alguse kuskil seal võib-olla 80-ndatel kuskil, et muidugi väga palju nagu arenenud sellest ajast edasi, et alguses oli kindlasti tegemist nagu ainult nagu ikkagi privaatlaevadega pigem ja laevad olid ka väiksemad ja see oli ikkagi täiesti reguleerimata valdkond niimoodi, et oled purjetanud lapsena, oskad natukene merd sõita, davai tule kapteniks, on ju. Süüa teha oskad, okei, tule kokaks, eks ju. Et noh, ta läks kuidagi niimoodi, eks ju. Ja ma arvan isegi veel siit võib-olla 10 aastat tagasi, kui mina ka, või nüüd juba mingi 12-13 aastat tagasi, kui ma jahindusse läksin, ka siis oli ikkagi jahindus palju sellisem metsiku mõnes mõttes või. Et mõned nii-öelda need vanad tegijad ütlevad, et siis oli nagu rohkem fun ka nagu niimoodi, aga kõige suurem muutus, mis täna nagu on toimunud see, et jahid on läinud väga ruttu, väga suureks. Ja see klassifikatsiooni mõttes tegelikult 30 luksusjahiks loetakse 32 meetrit juba. Et jällegi siin Eesti kontekstis sa ütled nagu jahindus, siis mõeldakse neid purjekaid siin Pirital, eks ju. Need pole need. Need pole need, on ju, ja ma vaatasin, mingi ühte saadet nägin, oli vist mingi kuldne pilet või seal oli ka kuskil Dubais, käidi ka ühe luksusjahi peal ja see oli ka nagu wow, mega, on ju, et jah, see on luksusjaht, aga ütleme, et need laevad, millega mina lõpuks nagu toimetasin, need on ka sellest nagu veel täiesti teine maailm eraldi, et ega nendest nagu ei teagi palju, siis suures plaanis siis laevad jagunevad erajahtideks ja siis kommertsjahtideks, ütleme siis, või kas ongi see private või charter, eks ju, ja mõned on siis nagu nii-öelda, et privaat ja siis renditakse välja ka. Ja siis on purjejahid ja siis on mootorjahid. Et purjejahti on nagu väga palju vähem, võib-olla see suhe võib-olla mingi 80-20 võib-olla, isegi võib-olla, ütleme, kui suurematest laevadest rääkida ja minu enda kogemus on see esimene laev oli siis 49 või 50 meetrit ja viimane laev oli peaaegu 150 meetrit. See purjejahid on nagu rohkem siuke unikumi teema nagu automaailmaga paralleele tuues, või mis neist nagu nii-öelda siis umbes, mida rohkem nagu eelistatakse ja mille poole pealt? Ma arvan, sõltub omanikust, et jämedalt ma ütleks niimoodi, et purjejahid on neil, kellel nagu päriselt merel seilata ka meeldib, nagu, kes nagu päriselt ise nagu tahavad ka nagu merel olla, et loomulikult seal on ka mootorid asjad, kõik need on ka ülimodernsed, üliluksuslikud ja nii edasi, aga suured mootorjahid on ikkagi ujuvad hotellid ju tegelikult ka. Ma tahtsingi just selleni jõuda, et kui nüüd mul endal tekib ka küsimuseni ja kuulajal vaatal võib-olla sama küsimus, et me räägime luksusjahindusest, kui terminist ja valdkonnast, aga et what's the purpose? Mis point sellel on? Ma saan eralennuk viib punktist A punkti B, kas siis luksusjahinduse üks eesmärkidest on ka lihtsalt seilata ühe punktist A punkti B, kuna mu äri nõuab seda, või ongi siis, ma teen lihtsalt hõljuva või mitte hõljuvaid floativa ehk siis hulpiva hotelli ja rendin seda välja. Mis see point on? Niimoodi üheldada pointi ei olegi, või see on nagu ühe väga suure ja eduka laevatehase direktor on öelnud, et mitte kellelgi ei ole luksusjahti vaja. Aga ometi mõned inimesed otsustavad selle endale ehitada. Mingit raha sellega küll ei teeni. Ainuke, mis sa teha, kui sul on nagu see charterjaht, eks ju, sa rendid seda välja, siis kui sul on nagu äge laev ja hästi läheb, siis sa võib-olla saad nagu ülalpidamiskulud tasa nagu. Aga eks ta kõige kallim mänguasi on nagu selles mõttes, et miks kindlasti on mõnede omanike jaoks on see ka mingi staatuse sümbol, on ju. Et mul on nüüd jaht, on ju.
ja siin on nagu naljakas, et ka seal võib olla seda puudusteadvust, eks ju, et võib-olla see, kellel on see 50-meetrine jaht, on ju, mõtleb, et ai, et ma ikka kuidagi olen niisugune vilets vend, et näed, ma ikkagi seda mingit 120 või 130 meetrist nagu ei jaksa endale osta, on ju. Et noh, kõik on nagu selles suhtumises nagu kinni, eks ju, et ma arvan, ükskõik mis tasandil sa toimetad, et kas siin igapäevaelus või seal maailmas, et need dünaamikad töötavad ka seal. Covidi aeg kindlasti andis suure boosti laevade nagu luksusjahtide nagu arengule ja uuele ehitusele ka, sest siis inimestel, kes sai selgeks, et see võib olla minu selline see nii-öelda see safe haven või selline see täpselt see turvakoht on ju, kus ma saan olla ja omi asju teha ja privaatsus, eks ju. See on suur asi loomulikult privaatsuset ja ma arvan, mis on nagu hästi oluline aru saada nende, kuidas me ütleme, see ultra high net worth individual, maakeelis, üüberrikkad, eks ju, et nende maailmast, et nagu need esemed või siis ka isegi mingisugused kogemused, et see ei ole see, mis on nende jaoks oluline. Et seal ongi see privaatsus tänapäeval kindlasti ka juba off-grid olemine, siis probleemides nagu vaba olemine, et näiteks kui sul omanik on seal laeval, et siis ta tegelikult ei oota, et sa talle nagu muljet avaldaksid, vaid see tõeline luksus tema jaoks on see, et see meeskond, need inimesed, võib-olla see ettevõte, kes seda jahti haldab, et nad suudaksid võimalikult palju ette näha mingisuguseid, ma ei tea, mingeid jamasid või teemasid ja need lihtsalt elimineerida enne, kui nad temani jõuavad. Et see, mida meie nagu mõtleme, ütleme, rikkusena või mingi eesmärgina, et ma ei tea, mul oleks mingi see auto või see maja või ma ei tea, kellelgi võib-olla mingi käekott või mis iganes või mingi reis, et see on nende jaoks nagu see bare minimum või sellega oleks nagu üles kasvanud, et see on hoopis nagu mingid teised nagu väärtused ja ütleme, kui sinna jahindusse minna ka nagu tööle ja mul endal võttis ka ikkagi kõva pool aastat kindlasti võttis nagu aru saada mingite asjade nagu hindadest näiteks on ju ja luksusturvad, sul on seal mingi ma ei tea, klaas, eks ju, mis käsitsi lõigatud kristallklaas, mis on mingi 600 eurot on, eks ju, üks klaas, eks ju, näiteks ja mõtlen niimoodi, et nagu tõesti, et kas vesi sul või vein maitseb sealt siis nagu paremini on ju ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, eks ju. Aga kui sa hakkad lõpuks nagu süübima nagu sellesse maailma nagu rohkem, siis eks seukest üle võlli ja mingit raiskamist ja seda on ka loomulikult on ju. On teda nüüd konkreetsemalt rohkem kui mingites muudes valdkondades. Ma isegi julgen öelda, et ei on ju, aga täna näiteks, seda on ju ammu öelda näiteks, et ütleme kõrgmood oleks ammu välja surnud, kui näiteks ei oleks seda klientuuri või araablasi näiteks ja just kui ma olen siin jahiehituses rohkem toimetanud, siis see käsitöö tegelikult, mis täna need inimesed suudavad, eks ju, endale lubada, et on need siis mingid vanade iidsete Hiina traditsioonide järgi käsitsi maalitud siidtapeedid või see on siis mingi mööblitükk, kus on kasutatud nagu ka mingisuguseid ka põlvkondade kaupa edasi antud käsitööoskusi või siis mingid materjalid või mingid nikerdused või asjad, mis võtavad nagu nii palju nagu töötunde füüsiliselt, et tänases moodsas maailmas, kus kõik on high definition ja kõik on juba 3D prinditud, et ja kõik heli on perfektne, et
me ei oskagi seda nagu enam hinnata, sest sulle nagu tundub, et selle palju nagu läikivama asja nii-öelda sa saad nagu odavamalt kätte, sest meil järjest kaob nagu ära see oskus ja teadmine, kuidas asju käsitsi teha ja kuna see oskus ja teadmine kaob ära, siis me ei oska seda väärtustada ka. Et mina nagu selle koha pealt mõtlen, et tegelikult seal on ka väga suur panus ikkagi mingisuguste traditsioonide ja selliste just nagu käsitöö ja selle traditsioonide säilimisele. Täitsa nõus, on huvitav point, mis sa välja tood. See käsitöö teema, et see tundub kahjuks õnneks ajas nagu hääbuv. No ta on jah, muidugi, sest need töötunnid, mis sa paned sisse mingisuguse asja käsitsi tegemiseks, et nagu see aja hind on läinud nii kalliks, eks ju, et seda nagu tavainimene ei saa endale lubada, siis ongi, tööstus on tulnud vajadusele järgi ja loonud nagu teistsuguseid alternatiive. Aga nagu sa enne ütlesid, et enamik jahte on nagu, mingitel kurjamitel on ju, see Wolf of Wall Street või siis see Teneti, eks ju, film on ju, mis siin lindistati või viimane, mida ma tegelikult nagu soovitaks vaadata kõigil on see Kurbuse kolmnurk. Et see on vist, ta sai ka Cannes'is kuldse palmioksa selle auhinna, et see Triangle of Sadness. Et ta on ka niisugune, natuke nagu mustkomöödia, aga seal mingid asjad on nagu nii piinlikult täpsed, nagu seal, mis nagu jahinduses nagu toimub ka või kuidagi võtab nagu mingisuguse selle filosoofia nagu kokku, et aga kas imidž on nagu positiivne, pigem ei on ju. Ja ma arvan, et jahindusega on niimoodi, et võib-olla nagu poliitikaga, et see, mismoodi meil asjad tunduvad, see võrdub tõena. Mitte midagi teha ei ole, nagu üldsuse silmis võrdub see tõena, et see, et sa tegelikult võib-olla töötad väga selliste ma ei ütleks just üllat, aga on muidugi tohutuid filantroope, tohutuid heategijaid, kellel on need jahid on, ma rääkinud inimestega, kes on, eks ju, nullist oma ärid ehitanud, et see ongi nagu meeletult inspireeriv ja niimoodi, et sa tead, et tegelikult need on head inimesed, et nad ei ole mingid kurjategijad, eks ju, et on võimalik, eks ju, teenida sellist raha, aga ma usun ka ausalt, kindlasti teenitakse ka ebaausal teel on ju, ega see erinev ei ole, see on lihtsalt kõik nagu eskaleeritud. Ja see ongi, et see raha on, et siin on ka see küsimus, et mis see raha siis nagu teeb, et kas ta kuidagi muudab õudselt inimesi, et ma arvan, et ei muuda, et eks ta paneb ikkagi niimoodi sinna koefitsiendi juurde sellele, kellele sa nagu inimesena oled ka. Ja samamoodi, kui me ka mõtleme, eks ju, mingist üüberluksust, tegelikult ju meid ei huvita, mis seal taga on ju, või kuidas see loodud on, et esimene küsimus ikka, kui palju see laev siis nagu maksis on ju, ja kes selle omanik on ju, et me ei tahagi nagu üldse süübida sinna taha, eks ju, et rahal on lihtsalt selline nagu võib-olla kohati nagu hapude viinamarjade nagu teema seal on ju, aga või see läheb natuke nagu sinna auku, et see, kes ise on nagu hästi heas fitness-vormis, see kunagi ei urjuta, et mis sa teed seda trenni siin, et sa tead, saad veel mingi vigastuse või see, kes on ise ettevõtja ja ütleb niimoodi, mis sa siin hakkad siin oma asja ajama, et sa nagu nii ei tule midagi välja, et see on nagu mingi teine tasand, eks ju, et seal kuidagi seal jahinduses ka võib-olla nagu see rahatasand nagu hajub ära, kui üks selline mingi eesmärk või kriteerium. Sellega ma ei mõtle seda, et nüüd, et laristatakse, et ütleme ka need jahiomanikud nagu raha ei oska lugeda, absoluutselt oskavad ja ega sa mingisugune nunnu-sossu naiivsena ilmselgelt miljardäriks ei saa, on ju. Nad on ikka vägevad ärimehed, tohutu energiaga inimesed, mida kui siingi mõni mõtleb, mis tal viga või niimoodi, ma arvan, 99% inimesed ei peaks elu sees vastu sellisele nagu pingele ja, et see on seal nagu isikuomadused, see on nagu meeletu töövõime ja kõik, mis selleks nagu vaja on, eks ole. On olemas kahte täiesti erinevat tüüpi inimesi siin maailmas. On neid,
kellel meeldivad kehakarvad, kelle rind on nagu mets, kelle kaelne alt kasvab välja üks suur võsa ja noh, ütleme, see kubeme piirkond elab lihtsalt oma elu, aga ära muretse. See on täiesti okei. Ja siis on neid, kellel meeldib täiesti sile, karvutu ja ufolik mõnus keha. Mina olen üks nendest. Ja kui sina oled ka üks nendest, kellel meeldib sile, karvutu keha, siis ole hea, pane nüüd hästi hoolikalt tähele. Turul on juba mõnda aega IPL-tehnoloogial põhinevad karvaemaldusseadmed, aga see konkreetne toode siin kasutab meditsiiniekspertide poolt heaks kiidetud turvalist IPL-tehnoloogiat, mis on loodud pikaajalist tulemuste saavutamiseks kodustes tingimustes. Tootja andmetel on esimesed nähtavad tulemused märgatavad juba pärast esimest kasutuskorda ja kliinilise taseme tulemused on naiste kogemuste põhjal saavutatavad umbes 3 nädalaga. See seade töötab karva kasvu juurest, aitab ennetada sisse kasvanud karvu, vähendab lööbeid ja kühme ning asendab igapäevase raseerimise ja kitkumise. Sile nahk isegi kõige intiimsemates kohtades. Ja kui võrrelda laseriga vahatamise või raseerimisega, siis erinevus on tegelikult väga lihtne. Ei ole põletustunnet, ei ole kõrvaltoimeid, ei ole kliiniku külastusi ega oote järjekordi ja ühekordne kulu, mitte eluaegne kohustus. Euroopa keskmiste iluravi kulutuste põhjal võib tähendada see 10 000 eurode säästu sinu rahakotile. Oluline punkt, see on valutu, see ei tekita ärritust, see sobib ka väga tundlikele piirkondadele ja 4. on see sobiv näost alates kuni intiimsemate piirkondadeni välja. Sama ettevõte pakub tegelikult ka LED-valgusmaski, mis on mõeldud näonaha taastamiseks ja noorendamiseks. Samuti peatab see vananemisilminguid ja taastab naha pingul oleku vaid mõne seansiga. LED-valgusterapiat on kasutatud dermatoloogias tegelikult juba aastaid. See põhineb teadusel, mitte ilutrendidel. Mask aitab vähendada peeneid jooni ja kortse, rahustada aknest tingitud põletikku, ühtlustada nahatooni ja võimendada kollageenid tootmist. Kõik see vaid 10-minutilise seansiga, toetades naha loomulikku uuenemist ja tasakaalu. Uuringute ja kasutajakogemuste põhjal võib öelda, et 95% inimestest märkas kortsude vähenemist, 78% koges vähem lööbeid, 77% nägi pigmentatsiooni olulist vähenemist ja 93% inimestest tundis, et nahk muutus säravamaks. Ja kui sina otsid ka teadusel põhinevat, päris elule tuginevat ja kodusele mugavusele toetuvat lahendust nendele probleemidele, millest me siin praegu rääkisime, siis need 2 toodet võivad olla just sulle. Seega, kui siin see kõnetas, siis ole hea, külasta nahakeskus.ee ja vali endale sobiv toode. Aitäh sulle, et sa vaatasid ja jätkame saatega. Jätkame selle pool romantiseeriva nii-öelda poole pealt, et sa rääkisid siin jahindusest ja mul tegelikult küsimus võiks korra õhku visata ka lihtsalt huvi pärast, et mis need jahid siin maksavad enne niimoodi seinast seina öelduna võib-olla. Ja teine pool on ka see, et siis see omanike pool on, missugust tüüpi inimene sa pead olema võib-olla, millised omadused sul on, millised väärtused sul võib-olla on, milline see võimekus. Ja nüüd siis liigume ka sinna poole, et selles valdkonnas on veel teisi tegijaid, kes kogu aeg igapäevase mõjutat on kaasa arvatud. Sina ise olid seal samamoodi selles sees ja jõuakski sinna otsapidi, põimiks nagu kuidagi sinu selle kogemusega sellesse jahindusse sisse niimoodi, et sa saakski rääkida, mida sa nagu tegelikult teed siis ja millega sa kokku puutud ja kui keegi tunneb ennast, et okei, see kõlab põnevalt, et tahaks ka, siis mis teda ees ootamas tegelikult nagu reaalselt on. Ei ole ainult see, et on palmid ja ilusad mehed, ilusad naised, palju raha ja 600-eurosed kristall, teemant klaasid enne, vaid seal on midagi veel. Jaa, muidugi, et valdkond on tegelikult lai ja jällegi see klaaskuuli võrdlus, mida ma olen palju nagu kasutanud, et see lumekuul, et terve ilus maailm on kuuli sees, kõik on rõõmsad ja õnnelikud ja tahaks ka nagu liituda, aga ust ju ei ole. Et kuidas nagu sisse saab, et eks ta selline suletud maailm on, et ka üks põhjus, miks me ei ole rääkinud sellest või miks ka inimestest palju ei räägi, et me kõik oleme ka nende konfidentsiaalsuslepingutega seotud loomulikult, et mingite detailidesse sa niimoodi ei lasku. Tahtsin just teile küsida, kas on koht ja asjad, mida ei saa rääkida? Jaa, absoluutselt.
absoluutselt ja noh, neid asju ma ka ei räägi, aga selleks, et seda valdkond avada, sa ei peagi nagu rääkima. Et sa küsisid omanike kohta, võib-olla selle omanike dünaamika, et kes seal nagu valdavalt võib-olla tegijad on, et noh, kindlasti Araabia riigid muidugi, et seal kuninglikud perekonnad, et seal on ikka igal vennal on selline 100 meetrit pluss mingi laev. Tegelikult protsentuaalselt ennast ameeriklased on ikka kõige suuremad omanikud, aga võib-olla siis pigem võib-olla ka väiksemad jahid. Aasia turg ka, ütleme seal Hiina ja võib-olla mõned muud, isegi Tai, võib-olla mõned Aasia riigid tulevad, aga võib-olla mitte nii jõuliselt, kui arvati, et nüüd ongi suur Aasia turu ülevõtmine. Et jah, loomulikult Vene turg ka muidugi oli väga suur nagu osa omanikest, et mis on tänaseks nagu ära langenud. Et alates laevatehastest, ehitajatest, tarnijatest, meeskonnani välja, et need sanktsioonid peavad ja ükski endast lugupidav ettevõte ikkagi ei seo ennast Vene omanikuga täna. Et ja meeskonna dünaamikast rääkides väga rahvusvaheline, kindlasti ajalooliselt on olnud palju nagu inglise nagu keeleruumi nagu inimesi, et ütleme kogu see, ma ei tea, kui see Commonwealth, eks ju, et muidugi inglased, siis ka seal austraallased, võib-olla Uus-Meremaalt, täna hästi palju nagu ka Lõuna-Aafrika kindlasti, kes on nagu võib-olla vaata, et kõige suurem segment nagu meeskonnast ja aasialased ka, ütleme siis Filipiinod, kes tegelikult on üleüldse merelaevanduses väga suure nagu protsendi nagu katavad, aga siis kõik ülejäänud rahvused ka, eestlasi on ka vähe, ma peaaegu tunnen neid kõiki, et sellist konkreetset asja, mida mina täna teen päris julgelt Eestis, keegi teine ei tee. Et minu tee tegelikult jahinduses läkski niimoodi, et ma olin siis see teine stjuardess, olin selle 50-meetrise laeva peal ja kuna ikkagi see eelnev töökogemus, elukogemus toetas, siis ma sain päris kiiresti nagu edasi liikuda. Et ma poole aasta pärast olin nagu chief stewardess, siis juba, mis on nagu see teenindava osa nagu juht, et laevas ongi, et niimoodi laias laastus on sul nagu 3 osakonda, et on tehniline, eks ju, ja siis kus ütleme, see vanem mehaanik on siis pealik, siis on tekimeeskond ja teenindus. Ja, et mina olen nagu selle teenindava osa või siis hotelli osa, ütleme siis nagu juht on see chief stewardess või siis suurematel laevadel nagu interior manager on põhimõtteliselt see roll. Aga sellest laevast see oli väga spetsiifiline laev, see Kuveidi omanike laev, et väga kõrged nõudmised, seal oli, kui tüdrukud ühe krae valesti seal triikisid ja tärgel, siis lasti kohe lahti nagu, et selles mõttes jah, seal võivad olla ju mingid boonused ja eelised, aga selline asi nagu kuidas me ütleme, see job security või nagu see, et sul on üks nagu kindel töökoht, et niisugust asja tegelikult ei ole nagu eriti nagu erajahtidel, et loomulikult, kui on tegemist mingite, ma ei tea, mingite räigete olukordadega, kus on mingid kiusamised või mingid, ma ei tea, vargused või mingid sellised asjad on ju, et siis need regulatsioonid on ja peavad ja sul on mingid õigused, sul on lepingud ja nii, aga see, et omanik ärkab hommikul üles, ta on tegelikult nagu su näost väsinud ja ta saadab su minema, et see on nagu päris asi. Ja see on põhimõtteliselt siis võib-olla sinna nii sellele palka kui elustiil nagu sisse arvutatud, et tasub nagu selle peale mõelda. Et kui sul võib olla mingi super töökoht ja järgmine hetk, ma ei tea, laev müüakse maha, vahetab omanikku, mis iganes, ja siis kogu meeskond vahetatakse välja, et seda tööturvalisust või seda ettearvamatu natukene. Hästi ettearvamatu on, jah. Aga mis see nagu tuleme teenindustiim on ja sinu teenindusjuht ka, keda sa teenindad selle?
omanik ainult või nagu, mis need igapäevased tööülesanded siis nii-öelda olid sinu ametis ja mis sa täna teed? No igapäevased tööülesanded on, kui sa oled nagu nii-öelda selle interjööri juht, siis sa hoolitsed tegelikult kõigi eest, kes seal laevas nagu elavad. Et ongi 2 perioodi, niimoodi jämedalt on laevas, on see aeg, kui on omanikud või siis külalised laevas ja teine asi, kui neid nagu ei ole. Aga meeskond on ikkagi täies mahus, on ju laevas, et ja meeskonna eest hoolitsetakse ka hästi, et nende ruumid, laeva korrashoid, vormiriided, toidud, kõik, ühesõnaga kogu selle nagu personali siis ka haldamine, sest inimesed ju elavad laevas, eks nad on seal erinevate lepingutega, pikemate, lühematega ja muidugi on külalised laevas, et siis võivad olla ikkagi väga pikad päevad ja siis vastavalt siis, kas on siis sellel tellimusreisil charteril, mis on kokku lepitud või siis mis on omaniku erisoovid ja neid siis proovid ette aimata ja hoolitseda selle eest, et kõik jookseks veatult. Päris huvitav, see kõlab lihtsalt nagu, mitte ma ei oleks nagu seda arvanud või aimanud, aga huvitav on kuulda seda poolt, et isegi kui omaniku ennast või külalisi pole, siis ikkagi inimesed nagu seal sees endiselt veel teevad oma asju. Seda hästi palju küsitakse, mis siis teete? Mis sa teed siis? Mis sa teed siis? Tegelikult on nii, et kui sul on omanikud laevas, siis sa tegeledki ainult nende omanikega. Et ma võin näiteks ühe sihukese päeva endal oma viimasest töökohast anda, et see on nii, et me olime nagu 2 tegelikult seda tiimi nagu juhtimas, me olime nagu see chief stewardess ja oli interior manager ka. Nii, et kuna päev läks peaaegu 24 tundi, siis me jagasime nagu selle päeva nagu ära ja mina olin siis nagu selles hommikuses vahetuses, ma tõusin kuskil kell 7, et siis enamik omanikke ja külalisi magas veel. Sa tõused üles, siis teed tiiru laevas peale. Tegelikult on nii, et kui laev on juba niisugune 145 meetrit, võib-olla seal mingi 10-11 tekki, eks ju, siis see võtab oma aja, on ju. Siis vaatad seal mõned meilid või asjad, keskelt läbi võib-olla seal tuleb mingisugune teinekord 40-50 e-maili päevas, on ju. Siis on sul mingid tellimused, siis on sul puudu alati mingid meeskonnaliikmeid, ütleme ka inimeste voolavus on päris suur. Et võib-olla seal vaja palgata, siis sa võtad oma tiimi väikse mingi koosoleku või briefingu, eks ole. Minu viimane tiim oli juba kokku oli üle 50 inimese, aga pidevalt laevas kuskil 35-36 inimest oli. Päris jõhker, ainult minu tiimi suurus. Et nii palju on. Ja, et meil oligi interjööri tiim tegelikult oli kõige suurem. Ja siis ongi tegeleda oma tiimiga, võib-olla pidad seal mingi intervjuusid tegema, võib-olla seal mingi koosolek, võib-olla on seal mingi turvalisushäire, et mingid tellimused, asjad, et seda toimetamist nagu on ja kuskil kui ütleme 12 või nii selles konkreetses laevas, siis hakkasid külalised omanikud nagu mitte üles ärkama, võib-olla tulid siis sealt oma nendest ruumidest välja. Siis läks lahti selles mõttes, et neil oli seal kõik ju, neil olid seal omad tohtrid ja kosmeetikud ja massöörid ja see, kes teeb neile seal teed ja kohvi ja sishat paneb ja eratreenerid ja kogu see lapsehoid, kogu see kamp, et lisaks sellele 25 VIP külalisele on sul veel täpselt sama palju nagu seda, nende oma staffi, pluss siis kogu nagu laeva meeskond ka, mis oli ka 70 inimest, nii et lõpuks on sul see 120 inimest, pluss teinekord võib-olla õhtu või õhtusöökidel või mingitel pidudel veel väliskülalised ka, kes nagu laevas magada, kes ei maga, on ju, ta on lihtsalt külla, et sinu töö on nagu hoolitseda, et kõigil nagu hästi on. Korralik 100+ inimese evendi või sükse pidev organiseerimine. Ja teinekord nägi see organisatsioon niimoodi välja, et ma lihtsalt seisin kuskil koridori nurgas ja lihtsalt jagasin informatsiooni umbes 13 WhatsApp grupi vahel. Et see oligi nagu see, et see, kuidas opereerivad väiksemad jahid ja suuremad jahid, ongi nagu väga erinev. Ikkagi see on nagu täitsa teine maailm,
et minule kindlasti tuli kasuks, et ma tulin vaata nagu kommertslaevadelt on ju, et need tiimid nagu see laeva suurus või see tiimi suurus mind kunagi nagu ei hirmutanud, et pigem see nagu toetas, aga kui sa oled töötanud nagu 340 meetrise peale, siis mõtled, et ma nüüd tahan nagu upgrade, et ma lähen nüüd nagu võib-olla mingi rohkem senior kohale seal, ma ei tea, 100 meetrise jahi peale, siis see on nagu väga erinev. Ja seal ma niimoodi toimetasin, et kokku ma oma 10 aasta jooksul töötasin tegelikult 6 jahi peal, mida tegelikult võib-olla isegi on pigem vähe, et nagu ma varem ütlesin, et inimesed vahetavad tihti nagu neid ametikohti ja liiguvad nagu ringi tihti, aga ega ma sain nagu päris alguses kohe aru, et kui selle esimese laeva peal, et mis mind nagu päriselt nagu kõnetab ja silmad särama paneb, on ikkagi see disaini ja ehituse ja see setupi ja nagu see pool on ju. Laeva disaini siis see interjööri ütleme ilusti ehitamine, disainimine. Jah. Mitte ainult disainimine, vaid kogu see protsess sinna, et mis sinna ehitusse nagu läheb, kuidas neid süsteeme luuakse, et kust see kõik alguse saab, kuidas need osapoolte vahelised dünaamikad nagu on, et aga ma olin nagu väga teadlik, et kõige enne sa pead loomulikult nagu aru saama, et kuidas kogu see valdkond töötab, et üldse sinna poole minna, aga see võimalus tegelikult avanes päris ruttu, et paar aastat hiljem ma siis sain tööle juba 125 meetrise jahi peale, mis oli siis veel laevatehases või tehaseks seda ei saanud nimetada, seepärast, et see oli Kreekas, see oli lihtsalt mingisugune roostetanud kai, kuhu see laev seotud oli ja mingite tüüpide poolt viimased 8 aastat üritati seda ehitada ja siis juba päris palju meeskonda oli seal nagu tiimis kohal, aga laev veel valmis ei olnud ja siis järsku omanik nagu ärkaski, et vaata, mis värk nüüd see laevaga on, kas saab valmis või ei saa ja siis oli selline väga unikaalne olukord, kus tegelikult need projektijuhid või need omaniku esindajad kaasasid nagu meeskonnast võib-olla selliseid helgemaid päid nagu sinna protsessi kaasa. Ja nii ma tegelikult sattusin nagu seda projektijuhti assisteerima, ütleme selles administratiivses paberimajanduses või dokumentatsioonis, mida siis nagu laeva valmiseks vaja on, pluss siis töötasin koos siis ehitajate ja disaineritega siis laeva valmimise seal juures kohe, et sealt sa õppisid nagu seda disainikeelt, sa õppisid siis ütleme tehnilisi aspekte, kuidas siis ütleme seal neid töid vastu võtta, kvaliteedikontroll, kõik inspektsioonid ja nii edasi, et sellest tuli ikkagi teine ülikool otsa nagu, et seda enam, et mul tegelikult ei ole ei disaineri, inseneri haridust, et on suur huvi, mõningane kogemus ja tahaks öelda võib-olla common sense, eks ju, et selle pealt oli ka nagu päris ikkagi väga siukene järskurv tegelikult, kus pidi nagu hästi ruttu nagu õppima hästi palju. Aga tehtud me selle laeva saime ja sinna ma jäin veel edasi tööle ja sinna ma jäin tegelikult tööle purserina, sest ma enne ei maininud, aga ma töötasin selle Super Seageti peal, siis seal see tiimijuht oli nagu purser. Tal lennukis on ka purser, kes on siis nagu ka selle teenindavat tiimijuht nagu nii-öelda. Ja seal kiirlaeva peal oli see samamoodi, nii et reisijate mingi dokumentatsioon ja siis seal rahadega tegelemine ja siukene hästi administratiivne. Ja ma kuidagi mõtlesin, et kuna mul see kogemus nagu oli ja ma juba seal seda teenindust ja seda olin nüüd juba nagu teinud selle väiksema laeva peale, et ma nüüd lähengi suurema laeva peale, et kuidagi see purseri teema nagu minule nagu omasem, siis siin oli kindlasti nagu vale arvestus, et suure jahipurserina on sul vaja ikkagi raamatupidaja nagu haridus tegelikult. See õudselt tuleks nagu abiks, et ütleme seal need mingid see laeva seadusandlus, dokumentatsioonid, kuidas laeva sadamasse sisse välja, kõik see, ma isegi tea, kuidas eestiga öeldakse, iga see port clearances ja inimeste palkamised, kõik need, et need ma nagu tegelikult tegin endale nagu selgeks.
võtsin ka hiljem tegelikult ühe kursuse juurde, mis oligi niimoodi, et diploma in suppliant management. Ma ei lõpetanud seda ära, sest mul ei olnud aega nagu neid kodutöid nagu teha, aga noh, põhimõtteliselt olekski see, et ma oleks võinud oma igapäevatöö lihtsalt copy-paste ida sinna kooli ja oleks see diplomi kätte saanud, et jälle pidi nagu hästi palju õppima, aga ma ei nautinud seda burseri rolli, et see oli väga üksildane ja tohutu vastutusega, noh, seal olid ka kõik, noh, kogu raamatupidamine, kõik palgad, kõik lennud, pluss oli veel omanike siis nagu selline personaalassistendi või siuke concierge'i nagu roll ka, mis siis noh, võis olla sellest, et alata sellest, et meil tuleb umbes, ma ei tea, mingi riigi suursaadik, et telli talle private jet, et katsu mitte üle 30 000 maksta, on ju, või siis on teine see, et millised hotellid siin, uuri välja, millised 5-tärni hotellid siin Saint-Tropez piirkonnas nagu müügil on, et okei, need on müügil, mine siis kohale ja vaata, et me tahaks nagu osta, et katsu siis leida inimene, kellega me saame edasi suhelda, et noh, mingid siuksed kohustused. Päris karmid, nagu konkreetselt päris vastutusrikkad ülesanded. Ja kohati tõlnuvad isegi siuksed, et nagu kus ma nagu need kontaktid nüüd leian siis niimoodi? No see on üks asi ka, mis nagu tegelikult jahinduses, et sa nagu tänavalt astuda nagu siukse täis siuksesse operatiivlaevandusse seda sellise juhtivasse rolli tegelikult ei saa. See klaaskuul ja romantiseerimine, aga mul tekkis huvi ka see, et kas seal on mingeid varjatud pooli veel? Muidugi. Mis sa julged või tahad välja tuua. Ja just nagu selle perspektiivilt, et kui me kuulevad eestlased, eks ole täna siin, et mõni mõtleb äkki selle peale, et okei, ma ikkagi nagu tunnen tungi ja tahaks ka sinna pool liikuma hakata. Kas ise pusida või siis sinu abigaine, selleni jõuame kohe, kuidas sinna siis hakata liikuma ja miks eestlastel võib-olla on väike eelis või kas on eelis, aga et mis on veel selline varjatud külg, millega võiks tegelikult arvestada, mida saab ette hoiatavalt, aga mitte nagu demotiveerivalt serveerida. Ja. No ma arvan, et kõik oluline siin ongi see, et sa pead nagu kõik selle hea, paha ja koleda ausalt ära rääkima, sest on ka mingisugune, ma enne mainisin Lõuna-Aafrikat, kes on nagu teinud oma sellest endale sellest jahile tööle minekust täielikult ka mingi sellise nagu teenuse haru või kuidas ta nimetada ja seal paraku on nii, et tihti ei räägita nagu asjadest õigete nimedega ja siis tulevad inimesed väga valede ootustega ja siis lõpuks see kõik lõpetab, eks ju, selle laeva siis osakonna juhtide laua peal. Number 1 asi, et kindlasti pead oskama rääkida hästi inglise keelt. Et see on see, aga see, ma arvan, on ka selline tingimus, mis tänapäeval, ütleme näiteks noortele, kes tahavad minna, ei ole nagu probleem. Et kunagi, isegi 10 aastat tagasi, kui ma läksin, nagu ma enne ütlesin, oli see pigem see Commonwealth ja oli isegi julgeti panna CV-sse või sinna töökuulutusse, et inglise keel emakeelena ainult on ju. Et ja võib-olla isegi oli keeruline saada sisse, et ega mul omal ajal ikka selle ida blokiga ikka visati mitu korda vastu pead nagu selles mõttes või kuidagi. Täna see nii ei ole, et eestlane jahinduses olla on tegelikult eksootiline, meid on vähe ja reputatsioon on meil hea. Et on isegi täitsa mitu sükest värbamis agentuuri, kes on natuke siuksed nagu estofiilid. Et kellega me oleme nagu isegi siin rääkinud, et mõnes mõttes Eesti turg kui selline on täitsa siuke, nagu öeldakse, blue ocean on ju täitsa nagu vesi, kus üldse keegi ei ole veel seilanud, et nad oleks täitsa huvitatud koostööst, et siin võib-olla ongi siukene väljakutse, et kui keegi on nagu reaalselt huvitatud karjäärist jahinduses, et räägime. Aga see eeldab ka seda, et sa pead olema valmis ikkagi vastutama päris jõuliselt, arvestama sellega, et töö on pingeline. Ja. Sul peavad mingid isikuomadused olemas olema ja sa pead tegelikult nagu tahtma. Sa pead tahtma ja ma arvan, minu esmane roll siin olekski see, et peab rääkima ka ausalt selle kõik nagu ära ja siis sellest, et see oleks nii kihvt, et kas sul peale seda siis nagu ka ikkagi see tahtmine alles jääb, et
tööpäevad on pikad. Mõnel laeval on nad pikemad, mõnel laeval on nad leebemad. Ma tahan öelda, et suurematel jahtidel on pigem, ma ei saa öelda kergem töötada, aga ta on struktureeritum. Ta lihtsalt on nagu, tiimid on suuremad, see kõik lihtsalt, sa ei saa nagu 10 inimest sa võid niimoodi tead, tunde järgi seal teha asju, aga sul on 100 inimest laevas, siis enam ei saa, sul on vaja mingit struktuuri. Et võib-olla seal on nagu parem ka alguses töötada, samas võib-olla see kogemus jälle ei ole nii mitmekülgne. Siis mis kindlasti on töövõime ja et kuulata ja õppida. Et siin on ka läbi jooksnud, et mul on ikka võtnud ühendust ka, ma ei tea, Facebookis või kuskil sotsiaalmeedias aeg-ajalt, võib-olla kord kuus, võib-olla vahel harvem, keegi kirjutab, et kuule, tahtsite jahinduses, ma kuulsin, et kas ma nagu ka saaks tulla või mis või kuidas see käib, on ju nii, et ma olen seda nagu teinud juba ja ma olen seal ja seal nagu töötanud aga sa pead ikkagi nagu täitsa oleme hästi nagu avatud meelega ja nagu need valdkonna spetsiifika endale nagu selgeks tegema sisse laskma, eks ju ka. Et need ajad, kui sa ilma, ütleme siis nagu selle külalislahkusteenistuse, hospitality, meil ei ole Eestis niisugust ilusat sõna selle, et ilma, ütleme siis mingisuguse, ma ei tea, hotelli või teenindus või sellise kogemuseta saaksid esimese töökoha, see, ma arvan, need ajad on läbi, et konkurents on ikkagi väga-väga tihe ja et kui sa ikkagi, ma ei tea, kui sa tuledki peale keskkooli või midagi nii, et kui sa seal kuskil töötanud mingis restos või asjas või hotellis või kõik, ütleme, need mingid kosmeetikute koolid, teeninduskoolid, restoranikoolid, ka kokad on ju, ka merekool loomulikult ka, eks ju, et ma räägin siit nagu interjööri, eks ju, vaatevinklist, aga samamoodi on ka ju teised osakonnad ju nagu samamoodi seal on võimalused. Et mingi see kogemus või haridus, ma arvan, peaks olema ja kindlasti selline tugev CV, mitte mingi AI-ga selline kirjutatud, vaid ikkagi selline, mida sa suudad ikkagi ise nagu avada ja lahti selgitada ja kõik kogemused nagu kirja panna, et see, et sa oled olnud lapsehoidja, see, et sa oskad puudleid pügada, see, et sa on lillesead ja mingisugune kõrgem järk, kõik need asjad lähevad sinna nagu kirja, et sa nagu kunagi ei tea, mis see spetsiifika on ju. Keda vaja on, jah, võib-olla sa sommelier, võib-olla sa tead midagi sealt mingist, ma ei tea, sake mingisugustest protseduuridest või teetseremoonidest, kõik nagu kirja. Et see ongi see, et mina võiks nagu rääkida ja tuua nagu küsida neid õigeid küsimusi, eks ju. Ja siis siin agentuuridesse kirja ja siis sealt kaudu. Ja soovitajad ka ikkagi, et mingid inimesed, kellega sa oled koos võib-olla nagu töötanud, eks ju, kui sa töökogemust ei ole, on ka selline asi nagu, ütleme, iseloomu soovitus, eks ju, mille kas võib sulle nagu see sõber anda või mitte, on ju. Aga hea oleks, kui sul võib-olla ikkagi on keegi, kes sinu eest nagu kostab, et mitte keegi, kes on nagu tore, vaid keegi, kes päriselt su nagu maha ka müüb, on ju. Ja ega nii ongi, et nagu ma varem ütlesin, et kui on selline esimene töökoht, siis võib-olla on ka mõistlik ikkagi hooaja alguses siis kuhugile jahinduskeskusesse nii-öelda kohale minna, et kui seal avanebki mingi päevatöö võimalus või on ruttu vaja, et siis sul ongi niimoodi, okei, ma nüüd tulen, lähen, mul on kott pakitud ja see võib ka olla su esimene töö ja võib-olla tubli ja saad mingi permanentse koha, et sa saad selle esimese nagu selle jahi kogemuse, et see on kindlasti nagu hästi oluline. Me saate alguses rääkisime ka seda korraks, seda sinu vaimset holistilist teed. Mis see holistic approach või lähenemine nagu siis on? Mille poolest, mis on see sinu eripära või mille poolest sa teed asju teistmoodi, kui konkurendid on teinud ja sa mainisid ka,
et Eestis ei ole vist kedagi teist peale sinu, kes teeb seda, mida sa teed. Jah. Mis see on siis? See, mida ma täna teen, on kujunenud läbi viimase 6-7 aasta. Et peale totaalselt läbipõlemist selle suure jahi peal, kus ma töötasin selles administratiivrollis, ma tegelikult otsustasin, et mul on merelaevandusega kõik. Et 10 aastat on tehtud, on ju, ja ma sattusin ka mingisse väga-väga õnnetusse kohta, sellisesse kohta, et ikkagi oli mingi depressioon ja meeletu kaalutõus ja lõpuks oli mul nahavähk ja ühesõnaga päris palju sükse asju, mis minu jaoks oli niimoodi, et okei, see tee on nagu läbi ja tulen siia Eestisse ja hakkan oma upcycling moedisaini jälle tegema ja ühesõnaga aitab sellest merest, aga jälle elu läks kuidagi teistmoodi, mu CV oli kuskil seal avarustes olemas ja ühel hetkel umbes aasta hiljem mul helistati Saksa laevatehasest, oli ühe uue jahi ehitus ja küsiti, et kas ma tahaks tulla nagu seda, ütleme siis seda operatiivpoolt sellest ehitusest nagu haldama, juhtima. Ja ma ütlesin nagu jah, on ju. Ja sealt siis hakkas nagu see täitsa see teine hingamine või teine tulemine, see oli aastal 2016, millest saab nüüd 10 aastat, eks ju. Ja siis ma nagu sain aru, et see esimene ehituse ja see suure jahi kogemus, et see ei olnud tegelikult nagu minu süü lõpuks, et mul ei olnud vaja ennast nagu seal süüdistada ja materdada, et see olid lihtsalt nagu väga keerulised olukorrad pluss keerulised inimesed ja sealt siis edasi tegelikult läks käima nii, et ma olin nagu 3 suure jahi ehituse ja siis selleks operatsiooniks või siis sõitmiseks, kasutamiseks, valmis seadmisega seotud kuni siis 2024. aastani. Ja ma võin öelda, et üks oli nagu edukam kui teine ja ma sain aru, et see ongi minu teema. Et kui see mul tuli see esimene nii-öelda üksi nagu vastutada selle interiori valmimise eest nii-öelda sellest operatiivperspektiivist, siis mõtlesin, et Meeli, et sa oled niisugune ninatark, et sul kogu aeg tunne, et kõik teevad valesti, on ju, et tee siis nüüd nii, nagu sulle tundub, on ju. No vot ja tegingi ja tegin hästi. Ja teistele tundus ka hästi ja juba siis, kui see laev sai valmis, oli 2017, siis seal olid mingisugused inimesed, oli Monaco Yacht Show, oli mingi suur pidu, oli meil seal Monaco Yacht Clubis ja meil oli seal üks hea tuttav, ta oli selle laeva omaniku varahaldur, ütles mulle üks Ameerika tüüp, ütles, et kuule, et Meeli, et vaata nüüd, mis inimesed tulevad üle saali su juurde nagu tänama ja pilti tegema. Et umbes, et ära lase seda ära libiseda, on ju. Et sul on midagi siin, mida sa peaksid hakkama nagu ikkagi teistmoodi pakkuma ja müüma, eks ju, et hakka mingit oma asja ajama. Et see soovitus või mõte tuli juba sealt, aga aeg kindlasti ei olnud nagu küps, et ma ei oska nagu see enda jaoks nagu mõtestada, et tegelikult tuli veel 3 sellist jahi ehitusprojekti sinna otsa ja kuidas ma nagu toimetasin, oli see, et ma liitusin selle siis veel ehitatava jahi projektiga siis teinekord aastaid varem, kui see valmib. Et suure jahi ehitus võtab tegelikult 4 aastat umbes. Ja et teinekord ma liitusin juba võib-olla paar aastat või isegi rohkem enne valmimist, siis see algab, eks ju, jooniste läbivaatamisest, siis üleüldine plaan, eks ju, või nagu see üldplaan, eks ju, general arrangement, ruumide asetus, siis lõpuks on, kuidas on, ütleme, ruumi sees seal erinevad elemendid, et siis kui mina vaatan seda plaani, siis mina olen seal sees. Ma tean, kust ma lähen, millise nurga vastu ma hakkan ennast ära lööma, kust ma midagi kätte ei saa, mis ei tööta, mis ei toimi. Ja siis ma nagu tajusin läbi nende kogemuste, et tegelikult on need inimesed, kes on laeval töötanud, ju ainukesed, kes oskavad selle aspekti sinna sellesse protsessi juurde tuua. Et disainerid, laevatehas, siis ehitajad ja neil ei ole seda kogemust ja ei saagi olla.
Need võivad väga head ideed olla, aga kogemust ei ole. Jah, ja noh, nagu see ongi, et nagu me ütlesime, et igaüks võib selle mehe sinna kuu peale joonistada, aga kuidas ta sinna sai ja mida seal tegema nagu hakkab, on ju, et see on nagu omaette küsimus. Ja noh, eriti veel nagu see meeskonnaelu ka on ju, et peale selle, et võib-olla seal selles meeskonnaruumis mõni lõunasöök teha ju, noh, ega nad ju ei tea, kuidas iga päev toimib, on ju. Ja siis ma veel nagu õppisin, eks ju, iga kord, kui laev sai jälle valmis, siis sa ju kohe nägid, mis töötab, mis ei tööta. Ja siis ma sain aru, et nagu selle operatiivlaevanduse ja siis ehituse pool absoluutselt ei suhtle oma vahel. Et seal ei ole nagu seda silda, eks ju. Et oli selline nagu, ahaa, on ju, et see oleks ju nagu täiesti normaalne näiteks, et kui me ehitame mingi hotelli või mingi maja või mingi restorani, on ju, et me kaasame need inimesed, kes seda lõpuks hakkavad kasutama ja sellesse protsessi, on ju. Aga jahinduses see niimoodi ei toimi. Ja noh, näiteks kui sa näiteks chief stewardess, eks ju, kes võetakse tööle uuele laevale võib-olla seal paar kuud, eks ju, enne laeva valmimist, siis noh, meha võtan nagu seda, et noh, see intervjuur maksab sul 70 miljonit, eks ju, võib-olla maksab 100 miljonit, eks ju, siis sa oled põhimõtteliselt nagu ujuva muuseumi kuraator, kellel ei ole õrnaimugi, miks need asjad siin on, mis filosoofiaga, mis põhimõttega nad ehitatud on ju, kus nad tulevad, kuidas neid hooldada ja kuidas, ütleme, mingi tehnilised lahendused toimivad ja sa ei ole kunagi olnud nagu kaasatud nendesse vestlustesse, et kuidas asju nagu operatiivperspektiivis teha nagu toimivaks, funktsionaalsemaks. Ja tegelikult see on jabur ju. Ja noh, see juhtub nagu iga päev, eks ju. Ja noh, ongi see, et noh, tegelikult nagu seda silda on vaja nagu ehitada, on ju. Et ja noh, selleks, et silda ehitada, peavad mõlemad pooled tahtma kokku saada. Ja kui me hakkasime tegema selle holistic yacht interiori nagu brändingut, on ju, siis me siinkohal tervitaks Velveti disainibürood, kes tegid nagu fantastilise töö, on ju, ja seal me ka tegime, noh, et leida nagu, et kellel seda teenust lõpuks vaja on, mis noh, ühesõnaga ongi, et siis selle operatiivlahenduse ja ehituse nagu ühendamine, kahe maailma ühendamine. Et me tegime intervjuud nagu inimestega erinevate siis alates omanikest kuni disaineriteni, ehitajad, laevatehased, tarnijad, siis ütleme seal meeskonnajuhid, et saada aru nagu, et mis need valupunktid nagu nii-öelda on ja sealt igalt poolt tuli see välja, et tegelikult see ühenduse puudumine, see silla puudumine on nagu hästi suur teema. Ja tegelikult kõik teavad seda, see ongi nagu suur valge elevant lõpuks, et kõik seda nagu teavad, aga keegi ei ole sellele kuidagi nime külge pannud, on ju. Ja noh, siis võib-olla jälle tuleb nagu tagasi sinna algusesse minna, et see on mingisuguste poolte ühendamine, mis kuidagi oleks nagu loogiline või et sa lihtsalt nagu ei leppi mingi olukorraga, et see ongi nii, vaid sa nagu küsid kogu aeg nagu miks, on ju, et kuidagi see uudisimu nagu siin on see edasiviiv jõud, on ju, et noh, kas või siin rääkida, eks on, et laeva peal tööd on ju, muidugi jah, ma olen ka olnud seal igal pool, ma ei tea, Malediividel ja Bahamadel ja Monacodes ja asjades ja söönud seal mingi vägiud ja lobsterid nii, et silmist ja kõrvust ja tuleb välja, on ju, aga see ei ole minu jaoks huvitav olnud. Minu jaoks on ikkagi nagu huvitav kogu aeg see, et kuidas see protsess toimub ja kuidas see nagu see tervik, et noh, et see holistiline ongi tervik. Ja noh, siin natuke niimoodi edevaks minnes, ma olen siin nagu inglise keeles nagu välja käinud, et mingis artiklis ka, et noh, meil ongi tegelikult üks lüli sealt sellest protsessist nagu puudu, a missing link, meelilepik, et on teil puudu. ja noh, siis see oli see kogemus, mis alguses ma nagu ei saanud aru, vaat mingid asjad nagu ei tööta, on ju, see esimese uue ehitusega, mingid asjad nagu ei tööta, on ju. Ja siis järgmine kord veel vaatasin nagu, et ja siis kuni ma lõpuks siis kuskil seal aastal 2024 jõudsingi sellisesse kohta, et ma sain nagu täpselt aru, mis puudu on. Ja noh, ühest küljest on see nagu siis nende erinevate osapoolte, noh, ütleme seal tehas, disainerid, ehitajad, et nende siis noh, nende silmade avamine nii-öelda, et nagu harimine, ütleme,
et kui oluline see operatiivaspekt on. Ja kui peale seda esimest laevaehitust ma mõtlesin, et okei, et meil on vaja nagu lihtsalt neid laevameeskonda, et laevameeskonna toome sinna laevatehasesse ja nad jagavad oma kogemust ja paneme selle kogemuse töösse ja ongi paremad laevad ja kõik hästi tehtud on ju. Ja siis ma palkasin mõned inimesed, kes ma teadsin nagu ülikõvad tegijad, 10+ aastat kogemust, omal alal, ma ei tea, kas seal teenindusjuht või siis selle majapidamis- või hotellijuht või üli pädevad inimesed, palkasin nad tööle ja siis hakkame seal laevatehases selle ülesandega. Siis sa võtad nagu täiesti omala tipp-professionaali ja siis sa istud temaga nagu, ma ei tea, 2. klassi lapsega matemaatika ülesannega ja nutad seal, et ta ei saa seda e-maili saadetud, eks ju, või mingisugusele tarnijale, eks ju, öelda, et ei, et ehk uus pakkumine liiga kallis on ju. Algul isegi ajas nagu pahaseks see on ju, see nagu kuidagi jabur on ju, et miks see nagu niimoodi on. Ja siis ma sain lõpuks sellele nagu jälile on see, et töö laeva peal meeskonnana ja töö laeva tehases on nagu oma olemuselt või nagu fundamentaalselt 2 nii erinevat asja. Et kui sa võtad näiteks ajalooliselt ka, kes nüüd merele läksid, on ju, kindlasti mitte mingisugused administratiivinimesed, mingid kontoriinimesed, mingid pangainimesed, pigem läksid tegelikult seal igasugused vagabondid, igasugused lindpriid ja kurjategijad ja niisugune metsikum kamp läks lõpuks sinna merele nagu pakku on ju. Aga ega tänapäeval on samamoodi, ka merele läheb see inimene, kes ei taha kontoris istuda, eks ju, laua taga. Ja siis ongi nii, et see meretöö on hästi reaktiivne. Sa kogu aeg reageerid, eks ju. Et vaata, siit on must või sealt on see või seda tuleb tellida või see tahab toda või sinna vaja minna, et sa kogu aeg nagu reageerid. Ja siis, kui sa tuled tehasesse, siis see on strateegiline. See on projekti juhtimine, see on enda aja juhtimine, eriti naiste puhul oma energia juhtimine hästi palju. Ja see ei ole niimoodi, et sul see laevakogemus automaatselt tuleb sinna tehasesse üle. Ja sa saad seda automaatselt nagu ära kasutada. Mina sain ja ma tean mõningaid veel, aga see on pigem ikkagi väga erandlik kui norm. Et tegelikkuses on ka nii, et on ka, ütleme, omanike esindajad või siis neid ettevõtteid, kes siis manageerivad uute jahtide ehitust, et neil on tegelikult see taipamine, et meil on vaja seda nagu seda teadmist. Meil on seda operatiivteadmist vaja, et võtame kohe 2 aastat varem, võtame selle chief stewardessi sinna laevatehasesse. On ju. Ja selle chief stewardessile on ka tegelikult selle uue laevaehituse projekt hästi atraktiivne, sellepärast, et ta on võib-olla seal 10 aastat juba seal oma kajutis, väikses harjakapis elanud on ju, mõtleb, et nüüd ma olen seal tehases, mul on korralik korter, 8-5 töö, oma auto, et vähe normaalsust, ma saan lõpuks otsustamise protsessi juures olla, et jube kihvt on ju, et võtan selle töö vastu on ju. Aga see reaalsus on see, et siis sa jõuad sinna laevatehasesse on ju, sul ei ole mingi tiimi või mitte kedagi on ju, sul on võib-olla seal on üks võib-olla mingi kapten, võib-olla ei ole, võib-olla on mõni vanem mehaanik, kes seal siis teeb omi asju, on ju, mehaanikud on üldse niisugused oma ette, seal tuleb piir väga ruttu ette, kui kaua seal mingitest vormiriietest või linikutest nendega räägid, on ju, ja siis sa istudki seal jaanuarikuus, seal kuskil Põhja-Saksamaa mingis tehases ja sul on see tühi laptop on ju, ja siis sul antakse see laevaplaan on ju, sa vahid seda nagu mingisugust ilma imet, ja huvita, mis ma nüüd tegema pean on ju, et sul antakse see mingi kuupäev, et see on võib-olla, ma ei tea, võib-olla on 6 kuud, võib-olla on 24 kuud, et tavai, sea laev valmis nagu, et saaks külalised tulla, et kõik süsteemid ja tegelikult see on nagu päris hirmutav koht, kus olla. Ja seal ongi nagu siis kaks varianti on see, et kas hakatakse kuidagi pusima, tehakse valesti, selles mõttes, et tehakse valesti nii, et tehakse asju vales järjekorras, sest sa ei taju seda ajaliini, sa ei taju seda eelarvet,
sa ei taju ka tegelikult kõige keerulisem võib-olla sa ei taju seda dünaamikat, mis on nagu nende erinevate osapoolte vahel, mis on seal võib-olla see omanik, disainer, ehitaja, kuidas seal on need lepingulised suhted, see võib päris keeruline olla, et see võib olla nagu emotsionaalselt ja egotasandil, isiksuste tasandil keeruline, see võib olla juriidiliselt keeruline, et see ongi nagu keeruline ja täna ikkagi see operatiivlaevandus ja siis ütleme, see laeva ehituse pool on nagu niivõrd eraldatud, et ega üks teisega väga läbi ei käi ja kui sa ikkagi ei käi nendel seminaridel ja nendel konverentsidel, eks ju, siis sa tegelikult ei teagi sellest valdkonnast mitte midagi muud kui seda, et meeskonnal oleks vormiriided seal võib-olla triigitud ja laev puhas ja omanikud õnnelikud, et see on kõik, mis sa tead. Seda ülejäänud maailma sa nagu ei tea ja ei taju, on ju. Ja kui sa seda nagu ei tea ja ei taju ja sind võib-olla nagu väga nagu ei kutsuta ka sinna, siis loomulikult sul ei olegi võimalik nagu panustada, kuigi tohutu potentsiaal on nagu olemas, on ju. Et aga ongi vaja selliseid inimesi, kes nagu näevad seda potentsiaali, et meil on see know-how ja me peame lihtsalt seda õiget moodi tooma nagu õigesse kohta, on ju. Ja siis ma nagu sain ka aru, et see teine pool nagu sellest ühendamisest on ka just nende chief stewardesside või selle senior interior crew või interior meeskonna nagu toetamine selles ehitusprotsessis, et sa oled tal nagu see taustajõud, eks ju. Et sa oled selle projekti juures, et kui ta seal hakkabki tegema oma neid tellimusi asju ja palkamise asju, et tal on see keegi, kel ta võtab kõned meilt, kuule, et tahad, ole hea, vaata üle, on ju. Et keegi, kes teab, mis nagu päriselt juhtuma hakkab, on ju, et mis on sul need pudelikaelad, mis on sul nagu need jäämäed, on ju. Ja siis ma sain, ütlengi, et lõpuks ma sain nagu täpselt selle küsimuse nagu kätte, et millega see minu ettevõte nagu peaks tegelema hakkama. Ja mis on nagu tore on selles mõttes, et jälle päris sellise rakursiga või sellise missiooniga, sellise jälle erinevate osapoolte maailmate ühendamise missiooniga ettevõtted ka jälle nagu ei ole praegu. Ja see aeg oli ka selles mõttes nagu õige, et see holistiline on ka niisugune sõna, mõned küsivad mu käest ka seal peale kolmandad mingit kokteili mingisuguses boat show'l, et te teete ikka seda mingit sügavat hingamist niimoodi, et see firma, me võime hingata ka sinuga, aga tegelikult see ikka ei ole päris see, millega me nagu tegeleme, on ju. Et see on ikkagi see terviku nägemine ja osapoolte ühendamine, et seda holistilist sõna nagu on tulnud järjest rohkem nagu sisse, et see aeg oli nagu õige, et me tegelikult olimegi äkki pool aastat liiga vara, mis tegelikult on nagu ideaalne aeg. Mis tähendab seda, et kui ma nii-öelda selle brändi nagu lantseerisin siis üle-eelmine aasta siis 2024 just enne Monaco boat show'd, mis on nagu septembris meie valdkonna kõige suurem, nagu mess, ma alati ütlen, see on nagu meie valdkonna nagu jõulud, on ju. Kõik tulevad kokku, suveaeg on läbi, näeme, peame pidu, võtame asju kokku, on ju. Et enne seda, et siis päris palju oli nagu sellist nagu siukest rääkimist, ma ütlesin, et see on nagu minu see suhtumine, see on minu nagu see lähenemine, et vau, aga miks me ei tee seda juba? See tundubki nagu niimoodi, et see on nagu nii loogiline, aga miks me seda teinud ei ole? Ja siis päris mõtlen, et issand huvitav, et sa oled leidnud veel selle sees, kus nagu jälle tundub, nagu kõik on nagu tehtud, et sa oled leidnud tegelikult veel mingi sellise selle punkti, et see on nagu well done, on ju. Aga seda juttu oli nagu rohkem, aga vastu võeti hästi, et kohe nagu kutsuti mingisugustele ka seminaride, konverentsidele, siin on praegu ka mingisugused artiklite ja kirjutiste mingid koostööpakkumised ja mingid paneelid ja asjad, aga juba 1 aastaga oli nii palju tegelikult muutunud, et see idee, mille mina panin nagu lauale kui nii-öelda uudse, kuigi ta nagu probleem on vana, oli nüüd sellel sügisel tegelikult juba nagu pealavadel.
Et see ei ole nagu see, et noh, imesid mingisuguse teema nagu pastakast välja, et endale töökoht luua. Et noh, kui ma lihtsalt tahtan laevu edasi ehitada, et siis ma seda teinud, on ju. Aga noh, seda võib ka teha ja see ongi tore, on ju. Aga tegelikult ikkagi see mingisuguse kultuuri või mõtlemise muutmine on ikkagi see, mida ma nagu täna tahan teha või see, mis mind nagu viib edasi. Päris rets jah, see mõttes, et vastutuse mõttes ka. Ma ei kujutaks ettegi sihukest asja täna ette võtta või teha. Eriti, kus pole kogemus ka. Aga kui meid täna kuulab keegi, kust ta sulle kirjutada saab või kust ühendust võtta, kui tunneb, et okei, ma tegelikult olen valmis meili käe all edasi liikuma ja sinuga koostööd tegema, et võib-olla saab temast see nii-öelda mingi hetk mantlipärija, mitte et sa läksid kuskile pensioni minemas, aga tahab päriselt õppida, siis kus ta kirjutama peab? No üks koht on kindlasti veebileht, eks holisticjachtinteriors.com ja kus ma hästi palju ka ikkagi katsun avada, on LinkedIn tegelikult. Et julgelt LinkedIni nagu kirjutada ja noh, need, kes on Eestis, saame kokku ja mina olen ka ju siin ja ka põhikohaga olen ma ju täna Eestis ja Holistika kontor on Eestis, et no mul ei ole nagu täna mingit sellist näiteks pakkumist, võtta täna ühendust ja noh, saad mu teenuse, ma ei tea, 10% odavamalt. Et see ongi minu jaoks täiesti esimene samm üldse seda asja nagu avada ja tegelikult panna nagu mingi seeme võib-olla siia Eestisse kuskile võib-olla õigetele inimestele nagu idanema ja vaadata, mis nagu tuleb. Et noh, ütleme need suunad, mis ma olen nagu mõelnud, kus potentsiaali oleks üks suund oleks kindlasti meeskonnana, töö laeval, et mida selleks päris nagu vaja on, et võib-olla me saame siin, noh, see aeg on ka praegu päris hea, praegu on meil, eks ju, jaanuari algus või keskpaik, et nüüd see Vahemere hooaeg hakkab kevadel, et kui siin nagu keegi, kes kuulab või ma ei tea, kellegi lapsed näiteks isegi, ma ei tea, lõpetavad võib-olla keskkooli ja mõtlevad, et ta ei tea, mis eluga hakata peale on ju, et võib-olla ei lähe sinna Austraaliasse või kuhugi on ju, et äkki on, noh, kes on niisugused hakkajamad, eks ju, et noh, võtta ühendust, äkki me saame mingisuguse grupi kokku, on ju, ja noh, võib-olla me teeme Zoomis, võib-olla me teeme kuskil koha peal, kus ma räägin nagu kitsamalt, et noh, täna võt see teema on nii suur. On see teema väga suur. Ta on niivõrd suur ja noh, ma üritan seda tausta nagu anda, et ma tunnengi, et tegelikult igat läheb nagu siukene, mingid jalad kogu aeg nagu kasvavad juurde sellele putukale, millest me täna räägime nagu, et see läheb nii laiaks, aga siis saaks nagu võtta konkreetsemalt, eks ju, rääkida, mida on vaja teha, mis on ja kui noh, kogu sellest ausast jutust siis jääb järgi veel mingi seltskond, et kuule, ei, ma tahan. Siis me võime seda edasi vaadata, sest nagu ma ütlesin, sealt ütleme jahinduse poolt on ka mõned ettevõtted, kes on tegelikult koostööst nagu huvitatud ja noh, minu jaoks on nagu see siin Eestis esimene nagu see ikka kompamine nagu ütleme selle Eesti ühiskonnaturu ja kõige selle on kompamine ja teine suund on siis võib-olla mõned Eesti ettevõtted, kes siis tunnevad, et neil oleks pakkuda midagi ägedat. Ja noh, täitsa ootamatud asju võib olla, et noh, mis ma nagu julgen väita, noh, mitte absoluutse tõena, aga võib-olla ütleme selline noh, laevadisaini ja võib-olla seal, ma ei tea, mööbli ehituse või interjööri ehituse aspektist kindlasti on väga-väga keeruline, pigem nagu konkureerida, ütleme seal Inglise, Saksa ja seal Austria ja Itaalia, ütleme ettevõtted, seal on lihtsalt see, et see kultuur on nagu nii aastasadadega, eks ju. Ja seal omavahel see konkurents on nii tugev, et ma võib-olla seal nagu noh, et ma teen mingi ma teen mingid ilusaid seinapaneele, on ju, et ma lähen jahindusse, seal ma võib-olla oleks nagu hästi realistlik, et ma ei ole kindel, kui suured need šansid on ju. Aga kui sul on midagi nagu põnevat, sul on näiteks mingi hästi huvitav, mingi jätkusuutlik mingi materjal või sul on mingisugune
midagi ei ole, on ju. Näiteks ma olen siin suhted, mida me oleme näiteks, siin on paar ettevõtet, millega me oleme koostööd ka teinud, on ju. Ma olen ükskord mingeid väga kihvte šokolaadililli viinud laeva, on ju. Me oleme Sishiga tegelikult oleme teinud paar laeva, kus meil läks terve talveaed, eks ju, 2 või 3 rekkatäit läks, eks ju, taimi ja suuri kuuski, eks ju. Siis me Mars Keraamikas tegelikult lasknud maalida nõud omanikele, kes tahtsid, et see muster on täpselt seesama, mis on see tapeet neil, eks ju, seal master magamistoas on ju, et mingid sellised niši asjad või on see vormiriided või niimoodi, et meil on nagu väga, väga kihvt asju tegelikult ja ja täna hommikul just oli, et otsin suusaprille endale ja vaatasin nagu see suvi või see lumi on ju, need suusaprillid, et ma nagu nimelt tahangi nagu minna ka mingi Eesti asjaga, et kuna kõikidel üritustel ja boatshowdel ja konverentsidel, et ma ikkagi üldjuhul on ainuke eestlane, on ka veel mõned inimesed, kes on võib-olla Eestist pärit, aga siis nad on jälle võib-olla mingi teise aspekti alt nagu. Aga üldjuhul ma olen ikkagi ainukene, siis natuke siuke missioonitunne või see Eesti asja ajamine või see patriootlikkus või siis nagu see soov tagasi anda, nagu vaata mind omal ajal aidati, on ju. Et see on ka nagu siuke käivitav jõud, et siis ma katsun ka, et äkki ma saan ikka mingi, ma ei tea, Eesti disaineri kleidi või mingid ehted või mis iganes, eks ju, et keegi kuule, see on nii äge, siis ma saan öelda, jaa, et see on meil Eesti asi, on ju. Et sa nagu kunagi ei tea, et kust miski asi võib nagu areneda, et lihtsalt kuidagi tunnen, et võib-olla oleks nagu tore, et ma saaks kuidagi nagu meie ägedat riiki ja ägedaid inimesi kuidagi sinna valdkonda natuke tuua lähemale. Nii, kellel huvi on, siis saab võtta ühendust ja siis juba kuulda veel detailsemalt ja sügavamalt ja süvendatumalt seda, mis sind seal ees ootab ja mis on need potentsiaalid ja kuhu see kõik viia viib. Täiega põnev, aga tead, me peame ajaliselt kokku tõmbama. Meil on 2 tundi 15 minutit, 13 minutit praegu täis tiksunud. Siin jäid mõned küsimused raha ja rikkuse ja võimu osas mul küsimata, kuigi sa osaliselt neid tegelikult ka natukene mingi nurga alt puudutasid. Aga meil on võimalus jätta need küsimused kuulajate, vaatajatele silme ette. Ma saan neid küsimusi jagada ja alati on võimalus, et kui inimesi huvitab, siis võib-olla Meeli tahab teha mingisuguse soolo show lihtsalt, vastates nendele küsimustele. Kas sul on lõpetuseks midagi sellist öelda, mis oleks hästi oluline ja mida sa tahaks kindlasti kommunikeerida või ma annaks lõpusõnad sulle? Kui sul on neid? Ma ütleks võib-olla sellise asja, et mis puudutab seda luksusjahindust, et tasub võtta selline avatud hoiak, et hoida avatud meel. See oli vist Mark Mansoni selles ühes raamatus ja niimoodi, et see on hea, kui on avatud meel, aga mitte nagu nii avatud, et aju välja kukub. Et lihtsalt, et mitte jääda mingitesse imagotesse ja klišeedesse kinni ja mõelda sellest valdkonnast kui tegelikult hästi potentsiaalikast ja lihtsalt julgelt võtta ühendust ja vaadata, kuhu me välja jõuame. Et lihtsalt sellist julget peale hakkamist ja avatud meelt ja sealt siis võib-olla koos edasi minna. Päris lahe. Aitäh sulle, et sa jagasid. Aitäh sulle. Huvitavad teemad ja seal mul just ise märkasin ka seda, et sa oled ikkagi nagu spetsialist, et sa võidki rääkima jääda. Ja mulle meeldib see, et ennast näen samamoodi mingis podcasti valdkonnas, kui ma inimeste seletan, miks inimesed peaks enda persooni brändile või ettevõtte tegema enda nimelise podcasti. See on nii alahinnatud tööriist turunduses ja müügis. Ja siis ma hakkan sellest rääkima, sa näen seda, kuhu see süvaik läheb ja see on iga erineva nagu sükse teemaga on see seene võrgustik, kuhu saab veel minna detailides, peensustes ja kõik alati ei taha, aga see sinu valgust kuulates siis sain ka aru sellest ka, et see, mida me täna siin puudutasime, võib-olla oli see
pealt kraabitud natukene jah, et tegelikult siin on nii palju, siin on tohutult erinevad valdkond ja iga see valdkond on nii suur ise juba, et kui kellelgi on tõesti huvi, siis palun võtke ühendust, kirjutage, uurige, netis on mõned artiklid ka ja tegelikult ju saadaval, paneme lingid siia külge, kirjelduste saate neid lugeda, ta on inglise keeles enamasti, aga saate vaadata ja lugeda juurde ja siis juba võtta ühendust, nii et ega muud ei olegi. Aitäh, et sa jälle kuulasid ja loodan, et sul oli põnev saada teada millestki täiesti uuest, millest sa tõenäoliselt ei tea mitte midagi. Ja võib-olla sa avas sinu mõttemaailma ja seda võimaluste kaarti, et siuke asi on ka veel võimalik. Nii et näeme sinuga juba järgmises saates. Tšau, tšau!